üsna just ärkasin. Kell on 1, mis on nagu nii palju. Aga see on tegelikult nii tore, et inimesed saavad nagu kodu nagu telefoni kaudu, kui neil päris kodu on nii halb. Ma ei tea. Raamatuga saab ka seda ilmselt. Aga Duolingo nagu see on nagu nii, ma olin nagu nii mõnus on Duolingo, nagu see, mis oli vanasti tavaline ja isegi nagu Duolingo, eks ju. Siis nüüd ma lähen Duolingosse ja ma nii naudin iga päev ikka mitu lessonit. Ei julge midagi anda. Siis ütles, et nii palju ei julge. Ja siis sa vähemalt näitad head eeskuju. Nagu nii vähe on eestlasi, kes nagu mingi üldsegi inimesi, kes teevad nagu siukseid asju ja nagu mõtlevad vabalt. See on nii oluline hetk, et seda tuleb ka filmida, kuidas ma lõikan seda kõrvitsit ja nagu mis veel siin sees on. Ma juba lõikasin need valmis peeti ja kaalikat, mis on nii kokku kuivanud ja siis õunad, mis ma maast võtsin. Nii et siis näeb, kas need on head pärast ahju minemist. Just ärkasin ja juba sealt on nagu näha, ehk siis see valgus sealt juba nagu päike loojub. Või päikest ei ole näha, aga päike. Kas võib? Ei, see on peegeldus. Seal on need varesed, kes alati istuvad seal.
iseloomustan seda silda või just nagu silla alust. Ja ma ükspäev mõtlesin, et miks see küll ei olla. Ja nüüd ma saan aru, ma arvan, et sellepärast, et see on vari ühiskonna eest ja see igal pool on kõik see valgus, see rõõstab nagu minu pimedat hindu kurvust, aga siin sest olla varjus pimedas natukegi. Hämaruses on parem metsas kõndida silmad kinni, kui silmad lahti, et hakkasin mõeldaks selle mõtlesin ka rääkida sellest, kuidas igal pool, kuhu ma lähen, on prügi maas. Nagu võib-olla, kus mul päris metsas seal on vähem. Aga seal on ka ikka nagu igal pool ja nagu siin ka. Ja siis on nagu see, et ma peaks selle ära koristama või nagu lihtsalt võtta siis üles. Vahel ma panen nagu rohkem mingi inimeste tee peal midagi. Ja kui ma käin ema ja rajan, siis ma olengi nagu ja ma võtan kilekoti kaasa prügi jaoks ja ma olen natukene prügi tõesti ära viinud sealt. Ja tegelikult kirjutasin ühe tüübile ja mingi ametnikule ta ütles, et seal on prügikoristaja. Nii et see rada on nagu üsna puhas, aga just kui sa lähed rajalt kõrvale, siis seal on igas prügi. Miks just nagu need jäävad sealt, lähevad rajast kõrvale, jätavad nagu prügi sinna. Ja siis kõik need või nagu kõik need korrad, kui ma ei võta prügi kotti kaasa ma nagu, siis ma ei lähe sinna prügikorja, siis ma nagu, ma ei võta prügikotti kaasa. Ma lähen nagu sinna sellepärast, et mul on vaja. Ja siis seal on üles prügi. Ja nagu seal on mingi, see on kole, vaid see, et päriselt halb meile kõigile. Ja see on nagu prügi on mingi isegi väike probleem võrreldes mingi teiste ilmastus. Aga eriti valgus ka, aga nagu see ei tähenda, et need ei oleks ka probleemid. Ma vihkan nii väga seda uut valgusketti, mis siia pandi. Ma lugesin täna oma mõtteid kirja pandud või kellegi teise poolt. Mingi metsakümluse raamat oli. Aga jah, nagu muidugi nagu, et me oleme nii puudega seotud või nagu me saaks olla ja mingi kuulata puid ja siis see, kuidas me lihtsalt ma ütlesin ka nagu inimeste rada ja nagu ja
siin küll mingi põhiliselt inimeste rada, aga võib-olla ka loomad, no kindlasti ongi, seal ühes kohas on väga palju mulla hunnikuid. Ja see pole inimesed, miks ma vaatan seda sellisest vaatevinklist, kes inimesed on loodusvastu nagu, ma mõtlen, kui see on nagu, loodus on mingi suur pere, eks ju, ja siis inimesed on need, kes lihtsalt oli see laps, kes äkki kaugeneb oma perest ja siis need puud on nagu võtke mind kuulda. Nagu see pere nagu võtab tagasi vastu. Et saad jälle osa loodusest. Ja sina jälle kuuled puid. No mina ei tea, tegelikult ma tean ka. Ja nagu see ei käi nagu üle öö ka või et nagu lähed rajale ja siis sa kõnnid nagu väga paljud mingi käivad päris metsas, aga nad käivad rajal ja see ei ole nagu osa nende elust. Et see ongi nagu lihtsalt, et sa käidki nagu seda elu teed kogu aeg edasi. Nagu looduse suunas. Ja ainult siis, kui sa julged, siis sa saad aru, kui halb nagu, kui sa päriselt jõuad vaikselt juba looduse poole, saad aru, kui halb on nagu see seal inimeste ehitatud. Ja see võib olla päris hirmus ka. Aga nagu teine variant on see, et sa oled seal inimeste ehitatuses ja loodad, et see ei kuku veel kokku. Ripu, siin on minu unistuste raamat, et kui sa tuled, siis ma kindlasti näitan sulle seda. Näe, väga tõsi. Ma mõtlesin, et teie ja pimedusauks ma söön oma õhtusööki küünlavalgel. Ma ei tea, kas siit on siis midagi näha ka, aga mul on siis peeti ja kaalikat, sibulat, kõrvitsad natuke alles ja siis kõigest see on väga maitsev. See on nagu mingi kakk igatahes on. Ja siin näitiku all on ülejäänud kõrvits.
Mm.